ärme segada veel kord. Mina ütlen, et Eestis ei ole nagu nii hästi välja arendatud radade võrgustiku kusagil rääkinud, et on väga tubli, aga siin see küsimus tekib, et kui jätkusuutlik see mudel on, kui projekti rahadega ehitada välja mõttaradu, mida on 43 kilomeetrit, 31,3, et loomulikult nende parandamiseks fondidest keegi raha ei saa, et see raha, mis nagu nende hooldamist kulub, on kumulatiivne. Ja praegu on tegelikult väga palju ajad ja põhjast seisus, et seal Vitipaluse otsa seal puhkekoha taga on tohutu raitormi juurde ja pole suudetud ära koristada ja... Kui Vitipaluse ei tohigi koristada kahjuks, tegelikult on väga odav. Sa ütlete oma küsimus ära. Tähendab, et siht kaitselöödustest peaks saama kokkuleppel kaitsele valitsema. Et kaitse-eeskirjad põhimõtteliselt ei piira, kui on nagu hea põhjus, kui on matkarada, kui on see investeering, on mõeldud, ma vastaks selles mõttes sellele küsimusele selliselt, et loomulikult, et nii siis selle sihtasutuse asutajad kui ka juhatus ja Narva nõukogu alguses ei hoomanud seda, kui kaua need makarajad vastu peavad, ehk kui kiiresti on vaja hakata neid rekonstrueerima. Et selles mõttes, et me oleme nüüd nagu tunduvalt targemad materjali valikus, et alati ei tasu võtta odavamat, tegelikult kulude lõppkokkuvõttes suuremad. Aga jah, need kulutused makaradade rekonstrueerimiseks on ja on päris arvestatavad ja see ongi nagu see oluline, et kui sa teed, siis püüa seda nagu hoida ka selliselt, et sa julged siia ka turisti tuua, et ma nüüd ei ütleks, et ei saa nagu makaradade rekonstrueerimiseks raha. Et me oleme ikkagi neid puhkekohti järjest rekonstrueerinud projektide rahast ja see on ka näiteks minu arvates see nägemus, millega sihtasutuse strateegia on üles ehitatud, et siduda loodusharidust ja makarajad. Minu arust on see ainuõige, sest et ainult selle sidumise kaudu on võimalik makaradadele raha saada ja suhteliselt normaalselt. Et kui need makarajad oleksid ilma loodushariduseta, siis oleks see nagu palju keerulisem. Praegu praktiliselt kõikides taotlustes me tunnetame seda, et me teeme keskkonnahariduslikku tegevust ja selle pikenduseks on siis ümbruskonna makarajad, et me saime nüüd raha Kohtame aja rekonstrueerimiseks, mis peaks nüüd käiku minema, siis tehakse... Äkki Rein, sa saite omale küsimusele vastuse või sa ei saagi veel formuleerida täpselt, et natukene vähendasime aega? Lihtsalt tegelikult ei hoomanud ka näiteks RMK neid punkte, mis on... Selles mõttes selle ajal, kui tehti, on sul täiesti õigus. Keegi ei ostanud täpselt. RMK on läinud praegu koos Keskkonnaametiga väga tugevalt tasunud neid optimeerima seda kogu see võrgustikku, nii et ta vastaks nende võimalustele. Me ka optimeerime. Elavarist tegime päris palju ümber. Nii, aga kas on meil küsimusi? Aarevast üle. Mul oli õige küsimus, et Pelavere maja, mis see on käigus? Jah. Et Pelavere on põhimõtteliselt... See lihtigi, kui siin nüüd tuli see küsimus, et mis pärast konkurtalala osalus on selle aastane suur, siis maja transportiti talvel teisse kohta, tasub nüüd Kiigemäe. Põhimõtteliselt on täiesti kõik ilusasti paika pandud, seal toimuvad ilmastikuprogrammid, digiprogrammid ja see on täiesti kasutusele, näiteks täna teeme loodusraadika seadust. See asjatus nagu eramaadele sinna ei olnud võimalik ligipääsevast või? Jah. Et selles mõttes ma ütlesin ka, et kõige suuremad probleemid on meil elavada kirjad. Nii, et Aare. Minu küsimus puudutab nüüd eelarvet ja rahastust, et on
on sellised väited kõlanud justkui ei oleks päris selge, kui suured on siis selle rajatava Vapramäe loodusmaja kulud. Ja on ka selline väide olnud, et sihtasutuse eelarve, käesoleva aasta eelarve ei ole päris läbipaistev ja korralikult lahti kirjutatud. Ja see justkui on suurematele rahastajatele probleemiks. Ma küsin veel kord üle, kas sihtasutuse nõukogule on esitatud selge 2012. aasta eelarve, nii nagu ta tänase päeva seisuga on, ja kas on esitatud siis juba selle aasta suvel avatava Vapramäe loodusmaja ülevaade kuludest ja ülevaade ka sellest, kuidas hakkab edaspidi toimuma nende kulude katmine. Et on väidetud, et see ei ole selge ja selle tõttu justkui on lahtine, kas see loodusmaja on jätkusuutlik või ei ole. Et kas nõukogu on olnud nendest asjadest teadlik ja kas enamik nõukogu liikmetest on nendest asjadest aru saanud või on see ainult mõne üksiku nõukogu liikme probleem? Ma ei oska nüüd sellele vastata, kas ma ise usun küll, et on aru saanud, et sisuliselt kõik materjalid on nõukogule esitatud, et samamoodi me oleme need kalkulatsioonid teinud nii hästi, kui me oleme oskanud, selles mõttes, et paremini me ei oskanud seda koos konsultantidega teha. Nad on tehtud sellise arvestusega, kui projekt esitati. Et selles mõttes on seal õige, et aastal 2012 ei ole tehtud uut arvestust, aga on tehtud arvestus projekti esitamise hetkel. Mul läksid osad küsimused meelest ära. Aga kuidas see nõukogu liikmete tagasiside on olnud, et kas nad on saanud aru, kust raha tuleb ja kui palju asjad maksavad või on seal jäänud lahtisi otsed? Mina kujutan ette, et kui kõrgem organ nõukogu saa aru, siis ta küsib juurde või vaidleb vastu või võtab siis nagu midagi ette. Kui nüüd eelarvet puudutada, et kas see eelarve on piisav rahastajatele raha taotlemiseks, siis ma arvan, et meie eelarve on kõik need aastad olnud piisav selleks, et raha taotleda rahastajale. Et tegelikult ka rahastajad küsivad juurde majandusaasta aruannet. Et see on nagu see põhidokument, mida rahastaja vaatab ja põhimõtteliselt vaatab ta väga hoolikalt selle majandusaasta aruande ees olevat tegevusaruannet. Eelarve on nagu boonus, et pluss, et selles mõttes, et eelarve lahti kirjutamine on nagu iga selle asutuse oma pädevus ja vähemalt meieni, minuni, mina arvates ka ühegi teise juhatusega nõukogu liikmeni ei ole jõudnud seda, et eelarve ei ole piisavalt lahti kirjutatud. Ainult lihtsalt kommentaar, et siin on ka 2 viimase aasta tulusid nagu siin põhimõtteliselt pidasitegi teadlikult mitte esitada või see? Lihtsalt see oli see hetke valik, mitte see, et neid... Ei, ma ei arva, et need ei olnud, aga ma lihtsalt jäin siia vaatama, et tavaliselt eelarved on, siis on nagu 2 poolt koos, aga meie nõukogu liige palun. Ma see käis natuke ka nõukogu liikmetele see küsimus, siis ma ütlen, et tegelikult Vapramäe loodusmaja tulusid ja kulusid ei ole lahti kirjutatud ja me ei tea näiteks isegi selle aasta lõikes palju konkreetselt, kui see maja nüüd avatakse aasta lõpuni, palju on selle maja kulud konkreetselt, selle kohta öeldi, et enne peab maja aasta otsa toimima, siis on näha, palju täpselt on ja samamoodi ei kirjutata lahti ka konkreetselt seda, millised on need tulud, mis tänu sellele majale hakkavad tekkima, ühesõnaga need tulud, mida see maja teenib. Selliseid andmeid nõukogule esitatud ei ole, mina olen küsinud 2 korda, ma olen esitanud ka ettepaneku, kuidas võiks lahti kirjutada eelarve, et need oleks juba eelarves näha, kahjuks seda pole tehtud. Mul on see eelarve kaasas. Nii, aga jah, ega siin ongi nii, et me ei hakka vaidlema kindlasti, me ei too siin vaidlust, sest meil ei ole neid arve meil volikogu liikmetel ees ja kui te need nõukogus olete vaielnud või mitte vaielnud, siis mina arvan küll, et nõukogu liikmed on ikka professionaalid ja tulud on esitatud ja esitatud kõik arvestused, millest me loodame, palju me loodame õppeprogrammidest saada, palju me loodame neinetest saada, palju me loodame näiteks sünnipäevisel pidada, et tegelikult on esitatud. No paraku meil neid ei ole, aga Tõnul oli küsimus. Nõukogu liige on 11 tükki, 2 tuli juurde, et vähendada kohalike omavalitsuste osakaalu. Fondideks küsimise rahas. No jah, on siis ka nagu jumetanud osa. No see, kuidas ma enne oma ettekannet alustasin, et ma arvan, et me oleme suht
siiani loodudest raha, aga on neid fondi olemas, kus saab? Jah, aga ma ütlen, et tegelikult see minu suur palve olekski see, et me võiks teha, kui meil ei ole raha, siis me laseks vähemalt sihtasutusega küsida, et kõik negatiivne, et seda võib laua taga arutada ja teha, et kõik negatiivne tegelikult jõuab aastani. Ja sellel võivad olla sellised tagajärjed, et aasta aega me oleme ette valmistanud seda projekti, millega me tahtsime augustis minna tõesti, et põhimõtteliselt katta oma eelarve auku, siis mina täna ei julge öelda selles mõttes, et rahastaja vaatab, internet on väga lihtne toksida ja teine asi, mida vaadatakse, mille kohta meil on küsimusi olnud, on koostöö. Okei, lühidalt need fondi praegu ei ole. aga kapital okei, aga juhatus, liikmeliikumine on. Ja kes sinna kuulub? Mis põhimõttel on juhatus? Juhatus on moodustatud sellisel põhimõttel, et sealt on üks Elvalinna esindaja, siis on mina olen juhatuse esimees, siis on eraisikute esindaja ja siis on RMK-tsi ja RMK esindaja on Jaan Paul. Et selles mõttes algusest peale on nagu kokkulepe, et Eiva linn oleks kindlasti esitatud, Nõo vald oleks kindlasti esitatud oleks RMK ja põhimõtteliselt eraisikute. Nii, Tõnul on sul veel küsimus? Ja kes meil on juhatuse liige? Eiki Hansen. Kes juhatus on? Erik Järg. Avaliku suhete no mul ei teatud õigus. Nii, aga küsimusele. Peeter tahtis veel, aga kuulge, hakkame otsi kokku tõmbama, sest meie ei ole kindlasti siin täna nüüd need numbrite lugejad. Meil ei ole tõesti selline asi oleks võib-olla veel pool aastat varem ja võib-olla segada märkida sääst vähem. Ja segada täna selle, et tõesti 2006. aasta nõukogu otsused informeeritud, ja midagi salata ei ole, et väga palju räägitud selle maja ehitamist ja miks seal. Aga see nõukogu otsus on olemas, siis asi seletab ja nii ongi. Et aitäh. No jah, selle aitäh juurde me jõuame, kas konkreetselt küsida aine oli? Küsimine ma ka pigem tänas, aga ma saan aru, et teie visiit on siia mitte tingitud sellest raha hulgast, mis sellega peaks tasuma, pigem selle artikliga või? See artikkel ilmus, minu teada oli veel see esimene kokku lepitud, kui ta ilmus. Mul lihtsalt seda artiklit lugema oli väga raske seda tulla. Ma ütleks sulle niimoodi. Kõigepealt seda kodus oma asjad kõik ära klaarina, seda tohib panna. Eriti see puudutab sellist laia kõlahinna. See peaks kahjustama täna järgmiste rahade taotlemist, või kindlasti teatud valimisi annab, siis on see kahjustusväärne. Ma küsiks teile lihtsalt lõppu siin, et see on jälle jutu teema, sest mul ei ole ühtegi lepingut ees, mul ei ole ühtegi dokumenti, aga kui me matkakeskust rajasime, siis teie olite üks projekti juht sellele, kui see matkakeskus taimegi sinna kompaktseks ja ilusaks ja oli ka juttu sellest, kas see ainult jutu tasand või on see ka kuskil fikseeritud, et sellest saab ka www.keskus. Kui te nüüd nägite seda otsust, mis otsustati 2006. aastal, siis tegelikult ei ole mitte kunagi loobutud Vapramäe loodusmaja projektist. Et Eiva linn tõesti palus meid appi seda projekti kirjutama. Me koos seda tegime, käisime koos EAS-is ja esimene variant läbi, mis kui ta oli nagu ainult turismikeskus. Siis see kontseptsioon nagu tehti natuke ümber, et meie ei ole kunagi lubanud minna sinna oma kontoriga või looduskooliga. Küll oleme lubanud teha igasugust koostööd juhtidega sellel baasil ja mina ei saa öelda, et nagu üldse mingit koostööd ei ole. Aga kunagi pole loobunud Vapramäe ideest, Vapramäe loodusmaja ideest. Aga enne kui see Vapramäe idee tuli, ka tervisespordikeskus on ju tegelikult koht, kellega, kus oleks võinud oma keskpunkti luua. Seda pole te kunagi arutanud. See tervisespordi ettepanek tuli praktiliselt selline hetkel, kui meie tegime taotluse Vapramäe loodusmaja esindamiseks. Põhimõtteliselt sellest, meil oli taotlus praktiliselt valmis. Varem ei ole seda nõukogus arutusel. Sest kindlasti ei ole siin pahatahtlikkust, aga eks meilgi on teatud võimalused ja
teatud osalused, et kui me niimoodi jagamegi kõigile ja lõpptulemus on nagu ta on, et meile meeldiks palju paremini see, et me oleks komplekssed siin, ega meie seda sihtasutust siin ka üksi ei jõua arendada ja veel ka eraldi, et me võime küll olla nendest osalejatest suuremad, aga rahakott ei ole ja ei lähe kindlasti suuremaks. Aga kas on veel teil? Mina küsiks natuke laiemalt nüüd sellest, kuidas Selva üldse kujutab ette seda turismi või turismi planeerimist, et meil on mõnetas Vellavere, pakume Vellavere Kultuuri Sihtasutus, siis on Elva puhkepiirkond, see on siis selline projektipõhine kooslus. 25 liiget. Aga ta püüab Elva piirkonna turundada ja siis on Elva matkakeskus. Ja kõik nad mingil määral võtavad ressurssi peale selle Elva tarves on turismiread, on PR tegemisele, mis on vist, ma saan aru, PR inimese Närikjärve palgaraha suures osas. Aga nüüd ma ei näe nagu üheski sellises üldist. Peale selle on ka mingil määral tervisepordikeskus, sama funktsioon püüab nagu sama nišši. Ma ei näe kusagil nende kodulehtedel selliseid arenguid, mis nagu viitaks nagu korraliku turismi arengule. Matkakeskus on ainult, nendel on ingliskeelne koduleht. Jah, aga ma ei näe kusagil pakette, mis oleks rohkem kui ühepäevased. Üürmistega pakette ma ei näe ühel kogu veel. Tegelikult eelmine aasta seesama puhkepiirkonna partnerid, siis ma ei saa öelda, et palusid, aga me leppisime kokku, et sihtasutus esitas taotluse just nimelt, et arendada seda kodulehte, seda sama Elva puhkepiirkonna kodulehte, teha seda teistesse keeltesse, teha ühiseid pakette, see projekt on üsna alguses, aga ma väga loodan, et selle lõppedes on olukord parem. Tegelikult minu arust on suur võimalus kasutada ära 20 partnerit kogu selle piirkonna edasi minekuks ja ka see on see hästi oluline, kui see koostöö nagu õnnestuks, siis võiks see edasi minek olla. Aga see ei tähenda, et infrastruktuuri ei tee need partnerid. Põhimõtteliselt see partnerlus on nagu võtme küsimus nende turismiasjade arendamisega, aga ka Selva puhul ei ole seda jälle, kas ei tuleks seda optimeerida neid kulutada. Et panustada tuleb nagu väga mitmes erinevas ja mõneti partnerisse tegevusse. Mida siis tuludab Eesti Elva matkakeskus? Et meie selle puhkepiirkonna turunduskava tegemisel tegelikult tegime oma ettepanekud ja ma ise väga loodan, et võib-olla kunagi need ettepanekud ka käivituvad sellisel moel, et seda kopeerimist ja oleks vähem ja seda ühtset tööd rohkem. Nii, aga Tõnul oli veel, kui said laudma küsimustele? See oli tegelikult enda hinnale rohkem. Jah, mina alles ka kuulsin hiljuti nendest probleemidest, aga Tõnul oli. Nõukogu liikmed on tasustatud? Ei. Juhatuse liikmed, lihtliikmed? Juhatuse liikmest saan tasu mina. Ainult? Teised ei saa? Nii, aga kui nüüd küsimusi rohkem ei ole, siis me oleme oma ajagraafikust kõvasti üle läinud, aga ma usun, et see oli vajalik info mõlemale poolele ja kindlasti lõpetaksin sellega, et me oleme pahatahtlikud, vaid ma usun, et meie ja kõik teised lähitulevikus täna, homme ja järgnevatel aastatel peame rohkem lugema seda raha ja mõtlema sellele, mis selle raha eest saab, et me võime küll rääkida, et ei olegi kõike vaja raha, aga paraku sellest oleneb väga erinevate valdkondade areng. Me täname ja siit mõtteainet linnavalitsusele, kes koostab ka uue lepingu, kui koostab ja volikogu saab oma panuse panna, sest teatavasti lõpeb meiega selle aasta lõpus. See tähendab uus leping, mis alustel tuleb moodustada juba sellel aastal põhimõtteliselt. Ja mis sinna siis täpselt sisse, et oleks vaja vana projekti või vana lepingut ja uut, et eks me põhiliselt komisjonides saame ju nende asjade üle siin arutleda ka volikogu liikmete tasandil.
aga veel kord aitäh hea järelale ja jõudu! Mul on üks soovitus linnavalitsuse, vahetage nõukogu ja juhatuse liikmed ära. Oleks võib-olla natuke positiivsem, paljud küsimused kohe päevakorrast maad ja nii et edu teile ja ilusat suve! Nii, aga nõukogu teeb ikka need otsused, mida juhatus peab käide viima hakkama. aga miks me seal siis ei saa sellega hakkama? Nõukogus või? Nojah, nõukogu see juhatus kapute tüli ja kirjutate Tinetuid artikleid siin ajalehes. nii, aga läheks volikogu edasi, et räägime üle selle asja nüüd, noh. Ei, ja mis hakkama, tähendab küsimus on... Saadate sinna kellegi, sinna juhatusse ise ei tea, mis toimub. Küsimus on ju selles, et kas rahastajad otsustavad, mida tehakse või ei otsusta. No ja juhatuse tasemel otsustatakse. No nõukogu võtab vastu otsused, mida juhatus täitma hakkab. Kui enamus otsustab ära, kui nõukogu otsustab ära, et ehitatakse loodusmaja, siis see ehitatakse, ega juhatus ei saa seda vaidlustada. Ja mis puudutab seda praegust rahade küsimist, siis tegelikult on klausel, et sihtasutus ei tohi olla omavalitsuse valitseva mõju all. See tähendab, et juhtorganites ei tohi olla rohkem kui juhtorganites peab olema alla 50% omavalitsuse esindaja. Nii, küsimus on nüüd selles, mida peetakse juhtorganiks. Kas nõukogu on juhtorgan või on ka asutajate koosolek juhtorgan, mis on ilmselt kõige kõrgem juhtorgan? Asutajate koosolek võib iga kell nõukogu tagasi kutsuda. Põhikirjas on mis sellest kirjas on? Asutajad kinnitavad nõukogu liikmed ja asutajad võivad ka nõukogu liikmed tagasi kutsuda. See tähendab seda, et kuidas rahastaja käsitleb seda asja, kas ta käsitleb nüüd praegusel juhul, kui nõukogus on eraisikuid rohkem seda, kui mitte omavalitsuse mõju all olevat sihtasutust või käsitle. Seda keegi kahjuks vastata ei osanud öelda, et kohtulahendeid ei ole, vaatame, mis rahastajad arvavad. Ma saan, miks te juhatuses ei ole piisava esindatusega, et te saaksite asja juhtida efektiivsemalt. Tähendab, see on ju see, et kõik projektid vaatab läbi lõpuks Rahandusministeerium. Nii nagu tema arvab, nii ka on. Kõige lihtsam küsigi järgi Rahandusministeerium. Kes on juhtorgan, kes mitte? Eestis kompetentselt kohta ei ole. Meie küsisime sealt rahastajat ja see vastaski, et juhtorganites ei tohi olla üle 50% omavalitsuste esindajaid. Aga kahjuks nad ei julgenud ka seal rahastaja poole peal täpsustada, kas asutajaid peetakse juhtorganiks või ei peeta.